Tere tulemast minikursusele Montessori stiilis kodu. Oled hõivatud lapsevanem, kes otsib lihtsaid ja tõhusaid viise oma lapse arengu toetamiseks? Siis see kursus on just sulle. Mina olen Annika Nilsson, ema 3 lapsele, Eesti Montessori ühingu asutajaliige, rahvusvaheliselt sertifitseeritud Montessori õpetaja, juhendaja ning lisaks on mul ka täiesti reaalne praktiline kogemus, mitte lihtsalt lapsevanemana, vaid ka omaenda lastehoidu juhtides tervelt 2 aastat. Seega, tere tulemast ja ma usun, et sa leiad sellelt kursuselt palju väärtuslikku. Sest Montessori ei ole lihtsalt trend, see on eluviis. Olen põnevil, et saan aidata sul muuta oma kodu keskkonnaks, mis toidab lapse iseseisvust, uudishimu ja õppimisrõõmu. Sa ei vaja kalleid materjale ega erialast kraadi, vaid lihtsaid põhimõtteid ja praktilisi ideid. Montessori on kasvatusviis, mis toetub lapse juhitud õppimisele, iseseisvuse arendamisele ja lapse loomuliku uudishimu austamisele. Koduses kontekstis tähendab see seda, et loome keskkonna, kus laps saab rahulikult ja omas tempos areneda ning kasvada. See video juhatab sind Montessori pedagoogikani, et saaksid teadlikult kujundada kodu, kus laps saab iseseisvalt ja rõõmuga areneda. Lisaks saad põgusa ülevaate tegevustest, mida saad oma lapsele kodus pakkuda, et toetada tema arengut loomulikul ja lihtsal moel. Montessori kodus algab kõik ettevalmistatud keskkonnast. Mitte ideaalsest toast, vaid sellisest, mis kutsub last ise tegutsema ja avastama. Mõtle korra lapse vaatenurgast. Kas ta ulatab oma mänguasjadeni? Kas ta saab ise vett võtta? Lapsesõbralik ruum annab talle võimaluse ise tegutseda ja valikuid teha. Olulised asjad Montessori kodus. Madalad avatud riiulid, kust laps saab ise oma asju võtta ja just tema suuruses mööbel ning tööriistad, mis annavad võimaluse igapäevaelus kaasa lüüa. Igapäevaelu tegevused on kõige mõjusam osa Montessori kodus. Need arendavad lapse keskendumisvõimet, liigutuste koordinatsiooni ja annavad talle võimaluse päriselt panustada. Valamine, riietumine või nõude pesemisel abistamine ei ole lihtsalt toimetused. Need aitavad arendada oskusi ja annavad lapsele tunde, et ta saab ise hakkama. Tutvusta igapäevaelu tegevusi rahulikult. Näita ette, lase lapsel proovida ja korrata. Tähtis pole täiuslik sooritus, vaid see, et ta saab ise katsetada. Laps õpib tegutsedes ja kogedes. Meeleline avastamine aitab tal maailma mõista läbi puudutuse, nägemise, kuulmise, lõhnade ja maitsete. Isegi kõige tavalisemad kodused esemed võivad pakkuda lapsele põnevaid meelelisi kogemusi. Tekstuurid, värvid, helid. Mõtle, mida ta saab oma kätega katsuda, kuulata ja vaadata. Oluline on, et see kõik oleks turvaline ja kutsuks avastama. Meeleline mäng ei vaja ilusaid ja kalleid mänguasju. Sa saad ise teha näiteks üllatuskoti, kuhu panna erineva pinnaga esemeid või valmistada lihtsad helipurgid ja lõhnapurgid. Laps saab õppida läbi kogemuse ja sul pole vaja suurt midagi selleks osta. Keel ja kirjaoskus on Montessoris palju enamat kui tähtede õppimine. Me toetame lapse suhtlemist ja loome tugeva aluse lugemisoskuseks, loomulikul ja lapsele mõistetaval moel. Räägi oma lapsega teadlikult. Kasuta rikas sõnavara, loe tihti ette ja julgusta teda ise jutustama. Sa võid ka kodus esemeid siltidega tähistada, et aidata tal sõnu paremini seostada ja keelt omandada loomulikul viisil. Keelemängud ei pea olema keerulised. Mängi näiteks hääliku mängu
värvidega või aita lapsel ühendada esemeid nende nimetustega. Sellised väikesed mängud panevad keele elama ja teevad õppimise lõbusaks. Liikumine ei arenda ainult lihaseid, see toetab ka lapse mõtlemist ja keskendumist. Luba tal ronida, joosta, hüpata. See on lapse arengus sama tähtis kui lugemine või joonistamine. Beebile on oluline, et ta saaks olla põrandal. See tugevdab tema keha. Väike laps vajab liikumisvabadust, ruumi, kus saab ronida, joosta ja tasakaalu harjutada. Just vaba liikumine aitab lapsel kasvada osavaks ja enesekindlaks. Loo tuppa väike takistusrada, pane muusika mängima ja liigu koos lapsega. Ja muidugi, õues mängimine on iga päeva tähtis osa. Just selliste tegevustega areneb lapse keha, tasakaal ja enesetunne kõige loomulikumal moel. See oli vaid väike pilguheit sellesse, mida sa saad kodus Montessori põhimõtteid järgides teha. Lihtsate sammudega saad sa oma lapse arengule suure hoo anda, ilma stressi ja ülepingutamiseta. Lõpuks kõik taandub sellele: iseseisvus, uudishimu ja rõõm õppimisest. Ja sa saad selle kõige jaoks kodus ise lihtsate sammudega palju ära teha. See minikursus keskendub eelkõige sellele, kuidas kohandada oma kodu Montessori stiilis. Lihtsalt nipid, praktilised ideed ja läbiproovitud võtted. Aga kui sind huvitab Montessori sügavamalt, kuidas laps tegelikult areneb, miks see kõik töötab ja mida sa vanemana teadma peaksid, siis on sinu järgmine samm kursus väikelapse arengu toetamine kodus. Seal räägin lahti kogu Montessori pedagoogika tuuma praktilise vanemluse vaatenurgast. Pea meeles, sa oled ühe teadliku kasvatusviisi kaugusel läbimurdest oma vanemluses.